Raul küsib sellise küsimuse, et kui võrrelda suusatajate plaane, ütleme, et kui Eesti suusakoondis võtab suusatajate plaanide, treeningplaanide koostamisel aluseks hästi palju nagu vereproove ja erinevaid teste, siis kuidas saaks siin võrrelda näiteks seda, et Jaan Kirsipuu aitab sinul nagu plaane teha ja kuidas sa nagu Jaaniga, kas sa analüüsid neid treeningplaane ise või te analüüsite neid Jaaniga koos, et kuidas see nagu kujuneb? Noh, siin viimane aeg on see Jaani konsultatsioon väiksemaks jäänud, sellepärast et ma olen ise paika saanud, et mis ma tegema pean ja ma olen ennast rohkem tundma õppinud, aga jah, vereproove jah, võtsime küll aluseks, et kui seal ikka vereproovi järgi ikkagi vereproov näitas ära, et kehal reservi väga palju pole, et siis nagu treeningul ei saanud ka erilisi rõhkusid panna, et nii palju me seda vaatlesime, et muidu me seda ei vaadanud, aga jah, just väsimus saigi vereproovist väga hästi vaadata, et seda ma jälgin ka siiamaani. Käid sa siis tihti andmas või teil on mingisugused regulaarsed nii-öelda kontrollid? Jah, et ma saingi 2009 aastal nii profiks, et ma iga 2-3 nädala tagant käisin regulaarselt kuni praeguse päevani vereproovi andmas, et täiesti omal käel, et ütlen, mida ma tahan sealt näha ja siis nende näitajate järgi ma olengi paikas, et mis ma enam-vähem tegema pean. Alo küsib meil sellise küsimuse, et teatavasti sa käisid tuuletunnelis oma eraldistardi positsiooni kontrollimas, et said sa sealt midagi üllatavat teada? Näiteks, kuidas mingid tekstiilid mõjutavad aeroefekti, mingisugused ebaloogilised positsioonid, nagu siin paar aastat tagasi oli, ütleme, juba rohkem kui 4 aastat tagasi Ländisel, või näiteks, mida sa arvad Schleki Camelbacki juhtumist, mis tal oli kombinatsiooni all? Jah, tunnelis sai käidud, erinevaid asju sai proovitud, et midagi väga imeks panduvat me sealt küll kõrva taha ei pannud, et korrigeerisime lenksu üles-alla ja erinevaid kiivreid ja saime nii-öelda parema lahendi, aga jah, Camelbacki proovisime ka, et Camelbackiga oleks 1 sekund 2 kilomeetri peale kindlasti võitnud, et see samasugune juhtum siis nagu oli Frank Schleckil? Frank Schleckil jah, ja see tegelikult avalikkus pole sellest väga rääkinud, aga tegelikult kasutas täpselt sama asja Toni Martin Parinissil, et ma ei ole nii kindel, et oleks Parinissi võitnud, kui ta ei oleks seda Camelbacki kasutanud. Et pigem, kas võib siis eeldada, et ka sinul on plaanis endale sinna kombe alla vajutada? Nojah, plaanis oli, aga kui tuli info, et see keelati ära, et siis nüüd ei saa seda keegi kasutada. Guido küsib meil sellise küsimuse, et teatavasti ratturid suudavad piikida ehk siis tippvormi saada ennast paar korda hooaja jooksul, et kuidas seda nagu nii täpselt suudetakse ajastada, et kuidas lihtne näide ta toob siin, et Dauphinel sõidan nii nagu sõidan, aga tuuril ma tahan olla väga hea soos, et kuidas see ajastamisprotsess nagu sinu jaoks käib, kas sul on mingi kindel treeningu ettevalmistus, nii nagu ikka ütleme õpiku järgi või on seal omad nüansid veel juures? Jah, eks mul ta on olnud siuke enam-vähem üks sama mudel, aga just see aasta aeg on erinev, ma pole kunagi juulikuus vormis olnud, et see on nagu kõige keerukam minu jaoks. Et ma ei tea, kui palju me eelnevalt maikuus või aprillikuus või palju ma puhkama peaksin, et ma arvan, et kui ma selle paika saan, et siis ma oskan ka paremini vorme ajastada, et esimesele Dauphineli pereele peaks siis saabuma just sellise vormiga, kus veel vormil oleks nagu arenemisruumi, et paremaks minna, et ühesõnaga Dauphinel ei tohi liiga hea olla, et muidu tuur ilmselt ebaõnnestub. Kas see võib olla siis hoiatavaks, ütleme, Tour de France'i puhul, et kui Dauphinel oled liiga hea, siis
just nii jah, et kui seal liiga jääd, siis pärast on liiga palju aega Dauphinegi pereks või Tour de France'iks. Et kindlasti vähemalt kui tuuri algusel tead, siis lõpuks oled kindlasti juba ära vajunud, et tuur on ikkagi 3 nädalat. Kaarel Koitne küsib, et soovib sulle edu esiteks ja soovib teada, et kuidas sinu igapäevane rattahooldus välja näeb, et kui palju sa ise nagu selles valdkonnas midagi teed või ei tee sa midagi, et noh, viimane õlipudel, mis ma ostsin, oli vist 3 aastat tagasi, et see siiamaani seisab rõdula ja on päikse käes juba mingi päris imelikuks läinud, et seda sama õli ma kasutan, aga paar korda aastas panen ratta peale ja kumme tihtipeale ei pumpa, et ma arvan, et vahepeal on seal mingi 5 atmosfääri 60 PSI-d sees kuskil, et üldiselt ma ei tea ka ratta hooldamist mitte midagi, et vanasti, kui ma noor olin, et siis Vändra treener aitas seal kõik rattad meil ära puttada, et ise ei pidanud mitte midagi tegema, et nüüd on siis sama ütleme, meeskonna mehaaniku poolt rattahooldus ühesõnaga, et sa ise nagu rattahooldus meeskonna mehaanik jah, et näiteks rattapesu kodus ma toimun niimoodi, et seal Prantsusmaal on väga populaarsed niisugused survepesurid, et lükkad sendi sisse kuskil seisab see pesur ja siis lükkad seal mündi sisse ja tõmbad oma ratta puhtaks, et jah, et niimoodi ta mul käib, et midagi erilist ma ei tee. Martin küsib, et kuidas sa arendad oma sõidutaktikat, et kas sa üldse konsulteerid sellel alal kellegagi, kui palju seda on üldse võimalik arendada ja näiteks kas sa ütleme sõidujärgselt analüüsid oma konkurentide tugevaid külgi või nõrku külgi, et näiteks kas sa Paris-Nice'i järgselt analüüsisid, kas sa oleksid suutnud olla Martinist parem, Klödenist parem või? Eks ma ikka analüüsin ja vastates kõige viimasele osale, siis jah, kindlasti parema neist poleks olnud, et eraldi stardis mul jäi liiga palju vajaka, et mägedes ma olin neist jälle parem, et oleks olnud tugevamad mäed võib-olla, siis ma oleks suutnud võita. Aga jah, eks ma analüüsin ikka seda taktikat, et viimasel ajal on paremini välja tulnud jah, et tuleb alati säilitada külma närvi ja ei tohi kunagi välja näidata, kui enestunne on hea, et pigem vastupidi tuleb näidata, et enestunne on väga halb ja ei ole seda minekut ka üldse, et siis tekib teisel mehel enesekindlus ja ta unustab su päris ära, et kui palju seda võistlusrajal üldse võimalik lugeda vastase silmist, et ütleme, et ei ole hea päev, on kehv päev, et suudad sa seda ise juba tunnetada, et kas Paris-Nice'il tundsid sa näiteks sellist asja, et sind vaadati kui väga enesekindlat ja tugevat sõitjat, et kas sa tundsid seda kuidagi moodi? Ei tundnud ma seda ja ega jah, väga seda ei õnnestu nagu lugeda kellegi silmis, keegi ise ei mängi just, et ta väga tugev on. Oleneb sõidus ka, seda on väga raske siin kirjeldada, et kui tõesti väga raske sõita on, kus on ainult mäed, siis näed ju ise silmaga ära, kes on teistest tugevam ja kes on väga hea, keda peab kartma, kes on kogu aeg ees ja liigume edasi, Rain küsib sellise huvitava küsimuse, et rattasõit on ju iseenesest mahu kogumine, jooksjatega on nii-öelda Tartu nelikürituse raames ratturid alati mõõtu võtnud, et küsib sinu käest otse, et mis sa nagu ise arvad, et kui kiiresti suudaksid sa läbida, ütleme, Tartu jooksumaratoni oma praeguse treenituse juures? Noh, ma ei oska öelda, mulle jooksmine on kogu aeg meeldinud, aga ma tõesti, kuna ma ei ole kunagi üheski jooksust osa võtnud niimoodi, siis ma ei oska päris öelda, et jah, duatloni kunagi sai tehtud, et kus oli jooksratas jooksis, et nulltreenitusega sai esimeste triatleetidega jooksude distantsi nagu koos lõpetatud, nagu maha ei jäänud, et nii palju võin öelda, aga et selles suhtes mulle ei oska öelda. Kui sa näiteks jooksutrenni teed talvel, et kas sa jooksed sa palju, kui sa teed üldkehalist ettevalmistust või on see nagu üldse ära jäänud, et pigem on ikkagi ratas? Ei no nüüd ma olen nagu selle jooksmise nagu täitsa
välja võtnud kavast, et pärast seda, kui mul see kannakõluse põletik oli, et pärast seda ei riski enam jooksmas käia, aga muidu, mis ma jooksin seal, et iga hommik sai tehtud üks 5-10 kilomeetrit jooksu ja pärast olen veel rattasõitu ja rohkem pole nagu kunagi jooksnud, et niisuguse mõõduka tempoga jooksin ka, et mitte väga kiiresti. Okei. Alari küsib, et kauaks sa plaanid Cofideses pedaalida, et kas teistest suurklubidest on sinu vastu huvi nagu väga elav olnud? Jah, et Cofides on väga hea meeskond, et mulle väga meeldiks nii edasi olla. Praegu on väga suur küsimärk tuleviku osas just sellepärast, et juba teist aastat ei saa ma sõita Pro Touri litsentsi saada, et kui ma kirjutaks 2-aastase lepingu uue Cofidisega, siis ma ei saa kunagi kindel olla, et ma saan sõitudele peale, kus ma peale tahaksin saada. Ma arvan, et kui uus leping tuleb ja Cofidis Pro Touris pole, et siis ma kahjuks ei saa Cofidisse edasi jääda, et muidu võin nii palju öelda, et jah, et 5 meeskonda on praegu väga huvitavutud, et juba praegu, kui mul on järgmine aasta veel lepingut, et kas me võime rääkida siin maailma rikkamatest klubidest või pigem Prantsuse klubidest või Itaalia klubidest või? Jah, eks need klubid igast kontingendist ja kõik Pro Touri klubid on rikkad. Mihkel Jott küsib, et teadagi mängivad kukkumised rattaspordis äärmiselt suurt rolli, et kõrgemal tasemel ei pääse sellest keegi, et kas sa mõtled võistluste ajal kukkumisele ja kui sul on võistlusmoment, et kui see on väga raske moment, et kuidas sa ennast motiveerid selles momendis? Olen ise tähele pannud, et kui minek on hästi hea ja tõesti tippvorm on, et siis ei karda mitte midagi ja siis on täiesti ükskõik, et mis juhtub sellega. Aga kui minek ka nii väga hea nüüd pole ja siis jah, väga kriitilistel, väga ohtlikutel momentidel tõesti hakkad mõtlema isegi kukkumistele ja üritad ise natuke tagasi hoida. Et jah, ainult nii palju, aga muidu ei mõtle väga kukkumistele, et ma olen kukkunud küll ja küll, aga pole nagu marrastustes kaugemale saanud, et tavaliselt ükskõik mis maakas pannakse, et midagi erilist nagu kunagi ei juhtu. On läinud õnneks? Et jah, et noh, see on tavaliselt igalühel niimoodi, et väga tavaliselt midagi juhtub. Ja nii palju, kui isegi grupivinist on väga ohtlikud, aga kui me vaatame, palju grupivinised on, et siis tõesti väga harva tuleb ette selliseid väga suuri kukkumisi, et neid ei esine tihti. Motiveerimise osas, et võistluste ajal, kuidas sa ennast nagu motiveerid, et on jube raske päev olnud, et Pariis-Nice'i näitel, et kus sa nagu selle jõu võtad või et minna starti? Noh, eks jälle üks väga keeruline küsimus, et ma olen seda asja eluaeg teinud ja see on sisse harjutatud juba see kõik, et sinu jaoks ei ole... Hommikul ärkad, söök, bussiga starti, seal mingi koosolek, annad autogramme, suhtled inimestega, sõidad võidu õhtul hotelli, et ei mõtlegi, mis järgmine päev tuleb, et mingit motivaatorit siin vaja ei ole. Selline huvitav tegelane nagu Peeter Võsa küsib, et palju sa koormustestil vatte ventad? Näiteks ütleme siis viimastel andmetel. No viimane test, mis ma täistesti tegin, täispika testi ma tegin Indrek Rannamõõras 2009 aastal. Siis oli 500 vatti. Et tegelikult on iga aasta üks test vähemalt kohustuslik, et Prantsusmaa litsentsi saada, aga tõesti ei ole enam motivatsiooni, et teste lihtsalt seal selle ergomeetri peal teha,
et olen poole jõuga selle testi teinud ja oma litsentsi kätte saanud, et ja viimane niisugune kõva test jäi jah, paari aasta tagusesse septembrisse.